Saalis on üsna mustriks, et meil istub seal akna all terve hulk selliseid muhedaid ennast maameestena esitlevaid punaseid, kes käivad oma valimisringkonnas seal Lõuna-Eestis ringi. Ei mina olen siuke normaalne inimene. Ka mina seda homo asja ei aja seal. Mina olen normaalne. Mulle ka see automaks ei meeldi. Usu, vaata, mul omal ka džiip, näe. Ja teate, ma olen selline normaalne, ma seda transuvärki üldse ei aja. Mina siin, ma olen siin maamees, võtan teiega koos õukat. Siis, kurat, tuled siia ja hääletad automaksu poolt, hääletad homoseaduse poolt, hääletad transideoloogia poolt, istud ministri ametis ja lased ametnikel teha seda transu asja. Mingi normaalne mees sa ei ole. Valetaja oled lihtsalt. Lisaks sellele lased oma ministeeriumis seadust rikkuda. Selge sõnaga on kirjas, et ei tohi nii teha. Siis hakkad meile mingit udu ajama. Ei, tuleb teha vahet soo muutmisel ja nime muutmisel. Me teemegi vahet. Sina ei tee vahet. Kurat. Sina ei tee vahet sellel, mis on üks ja mis on teine. Soo muutmisel on ranged reeglid Eestis. Tegelikult ei tohiks seda üldse olemas olla, aga on tehtud reeglid. Peab olema arstlik protseduur läbitud ja mis kõik veel. Siis saab isikukoodi muuta. Nii, aga nupumehed on välja mõelnud, kuidas sellest mööda minna. Lõppkokkuvõttes, keda ikka see isikukood huvitab. Aga lähen ja muudan ära. Ennem olin Lauri, nüüd olen Laura. Ennem olin Jüri, nüüd olen Mari. Ja ongi tehtud, nagu poolest saadik on kohale jõutud. See transvärk edeneb ilusti, kuigi seadus ütleb, et teha ei tohi. Ja siis hakatakse meile rääkima, et ei, mõjuval põhjusel on antud ametnikule kaalutlusõigus. Ei ole! Loe edasi seda paragrahvi, paragrahv 7, lõige 3. Me tsiteerisime siin ennem punkti 2, aga loeme edasi ka punkti 4. Mis on siis see mõjuv põhjus? Vot mõjuvad põhjused on seal tegelikult ära toodud ja need on seotud sellega, et peresuhete rahvuskuuluvusega, kui on mingisugused abiellumised, midagi taolist, vot siis võib muuta. Mitte siis, kui sul on moodne ajuhaigus ehk nii nagu öeldi soodüsfooria. Varro ütles väga ilgusti, mõnel inimesel on võib-olla vanuseline düsfooria. Mul tekib ka mõni nimeline düsfooria. Ma mõtlen, et ma tahaksin rohkem hääli saada, eriti tahaks rohkem e-hääli saada. Ma teen mõjuv põhjus, palun pange mulle nimeks. Ja küll, ma ei tee seda ühte hüpet, soolist hüpet, ma ei taha Kaja Kallase nime saada, aga ma tahaks Jürgen Ligi nime saada endale. Saab paremini hääli, e-hääli vähemalt. Mõjuv põhjus on, ametnikul kaalutlusõigus, teeme ära. See on ju ibamiste ajate. Täielik ibamiste ajate. Te lammutate normaalsust kogu oma tegevusega ja rikute seadust. Nii et mina küll ei arva, et siin on mingisugune, et poliitiline juhtimine on nõrk. Väga selge poliitiline juhtimine on. Äärmusideoloogid on valitsused, ajavad oma äärmusideoloogiat valitsuses, aga siis lähed sinna oma Põlva juurde või Võru juurde, et ma olen normaalne. Ei ole.